Ja tere kõigile, tore teid näha. Aitäh tutvustuse eest, aitäh kutsumast. Kiire ja tutvustus minu kohta, kuna paljud võib-olla ma töötan igapäevaselt professionaalsel tasemel, töötan Inglismaal ja natuke Ameerika ettevõtte juures, et siis kiire tutvustus minu kohta. Oma doktorikraadi kaitsesin Cambridge'i ülikoolis biofüüsikalises keemias, molekulaarses biofüüsikas ja selle fookus oli mikrofluidiliste kiipide arendamine valkudevaheliste interaktsioonide analüüsiks. Ja sealt edasi liikusin ma rohkem tegelikult arvutusliku töö suunas ja liitusin Schmidt Science Fellowina grupiga, mille fookus oli tõesti masinõppe mudelite kasutamine ja arendus molekulide ja valkude vaheliste interaktsioonide uurimiseks. Ja tegelikult see organisatsioon, kes mulle ja siis järeldoktorantuuriks stipendiumi andis, nende soov ongi see, et võimalikult palju teadlased liiguksid oma karjääri käigus ühest valdkonnast teise ja siis saaksid neid kahte valdkonda omavahel efektiivselt kokku tuua ja tegelikult minu puhul see selles suhtes väga palju täna kehtib, et ma töötan AI for drug discovery valdkonnas ja see selline molekulaar biofüüsika keemia taust on mul doktorikraadist ja siis see masinõppe taust on juurde saadud järeldoktorantuuri käigus. Aga jah, kui ma töötasin nendes valdkondades, siis ma ikkagi mingil hetkel väga tugevalt tundsin seda, et kui sa tahad ravimiarenduses midagi ära teha, siis puhtalt akadeemilise maailmaga seotud olles on seda sisuliselt selles suhtes võimatu teha, kui su eesmärk on tõesti inimesteni ravimit tuua. Ja mina aitasin siis 2020. aastal oma teadustöö põhjal, mida ma selle Schmidt Science Fellowshipi raames tegin, asutada ettevõtte, mis põhines meie teadustööl. Oli spin-off ülikoolist ja see ettevõte on tänasel päeval on prekliinilise faasi ettevõte, aga on lootus ja soov alustada selle ettevõtte arendatud ravimitega siis kliinilisi uuringuid 2025. või 2026. aastal. Ja see oli minu jaoks selles suhtes väga huvitav kogemus Transition Bio juures töötada, et ühest küljest ma esimest korda pidin aru saama, kuidas tegelikult prekliiniline ravimiarendus toimub, aga teisest küljest andis ta mulle ideaalse kogemus, et kuidas startup ettevõtte üles ehitada, et liitusin esimesel päeval tühja ettevõtte, tühja labori, kõik pidi algusest peale ise üles ehitama ja meil oli umbes 50 inimeseks arendasime selle ettevõtet näha, kuidas seda protsessi teha, oli ka väga huvitav. Ja nüüd viimased 9 kuud või olen ma töötanud ettevõtte juures Recursion Pharmaceuticals, mis on siis juba kliinilise faasi ravimiarendusettevõte ja maailma võib öelda, et üks juhtivaid TechBio ettevõtteid ravimiarenduses. Et paljud ettevõtted ravimiarenduses on ikkagi nagu Big Pharma on ettevõtted, mis on väga kaua aega toimunud, aga viimasel ajal on tekkinud natuke selliseid uuemaid ettevõtteid, kes samuti tegutsevad kliinilises faasis, aga nende DNA võib-olla natukene selles suhtes teistsugune, et on nagu hästi tugevalt andmeanalüüsile ja andmete genereerimisele üles ehitatud. Ja mina olen seal hetkel ja siis staff scientist ja ka paari drug discovery programmi, mis meil on co-lead ja vastutan siis arvutusbioloogia ja andmeteadusega seotud küsimuste eest. Vot, kiire tutvustus, aga nüüd edasi sisu juurde, et kõik ühele leheküljele tuua, siis siin te umbes näete, et kuidas see ravimiarendus toimub. Et kõik algab loomulikult pihta prekliinilises faasis ja selle pikkus tõesti on väga varieeruv ja sõltub palju sellest, et kui uut asja sa tahad teha. Et kui sa tahad nagu mingi näiteks valgu vastu arendada ravimit, mille vastu keegi on juba ka varem midagi arendanud, aga sina arvad, et sa suudad ta omadused nagu natukene paremaks muuta, siis sul võib olla see prekliiniline faas selline 2-3 aastat pikk. Aga kui sa tahad ikkagi mingi uue sihtmärgi vastu midagi arendada või veelgi ekstreemsem mingi haiguse vastu, mille vastu täna ravi puudub, et kui sa tahad nendes valdkondades midagi välja arendada, siis see pikkus on siin sageli isegi 10-aastane. Ja sellele järgneb siis kliiniline arendus, kus sa saad lõpuks hakata neid ravimeid, mis loomkatsetes väga hästi toimivad, saad hakata neid proovima inimeste peal
ja siin on erinevad faasid, kõigepealt sa pead näitama, et see on ohutu, siis sa pead näitama seda, et tal tõesti ka nagu mingi efektiivsus on olemas ja kui sul juba esimesed märgid sellest on, et efektiivsus on olemas, siis sa saad hakata kogu neid uuringuid laialdasemal skaalal tegema siis näiteks faas 3 raames. Ja kui need tulemused nendes uuringutes on positiivsed, siis on sul võimalik oma ravimiga turule tulla ja seda nii-öelda enam juba reaalselt inimestele manustama hakata, aga loomulikult ka kliiniliste uuringute raames, siis inimesed saavad neid ravimeid, patsiendid, kus riikides neid kliinilisi uuringuid läbi viiakse. Nii, nüüd mul ja esimesena ma räägingi rohkem oma tööst siis Transition Bio juures, mis oli täielikult prekliinilise faasi ettevõte ja tänase päevani on. Ja kuidas siis arvutus ja andmeteadus toetab prekliinilist ravimiarendust. Ma olen siin välja toonud need 4 sellist erinevat sektsiooni, milleks võib prekliinilist ravimiarendust jaotada. Ja esimene nendest on see, et sul peab olema mingi hüpotees, et kuidas sa seda haigust ravima hakkad. Ja selle jaoks tegelikult on väga vajalikud meile kõik kliiniliste uuringute käigus kogutud andmed, sellepärast et sealt me nii-öelda nagu saame vaadata, et mis tegelikult juhtub, kui me anname inimestele erinevaid ravimeid ja võib-olla nagu uusi hüpoteese tekitada, et me näeme, et selle ravimi tulemusena tegelikult hoopis mingi teise valgutase läheb üles ja võib-olla me peaksime selle teise valgu vastu üritama midagi arendada, et enamasti need hüpoteesid tulevad nii-öelda minevikus genereeritud andmete põhjalt ja loomulikult on ideaalne, kui sul on neid andmeid nii tervetelt kui ka siis haigetelt inimestelt. Ja see on väga selline computational biology või arvutusbioloogiaga seotud teema. Siis ma olen siin järgmiseks toonud välja selle, et kui sul on siis hüpotees olemas, sa pead hakkama kuidagi avastama neid molekule, mis tõesti moduleeriksid neid valke sellisel viisil, et see haiguse kulg peatuks. Ja üks väga oluline samm siin on selle nii-öelda nagu screening library disainimine. Miks see oluline on sellepärast, et kui me võtame näiteks väiksed molekulid, mis on ajalooliselt olnud nagu kõige populaarsem molekulide või ravimite klass, et tänapäeval sul on palju nagu antikehadel põhinevaid ravimeid ja võib-olla rakuteraapiat, aga ajalooliselt on need ikkagi olnud väiksed molekulid ja sageli mingid natural product'id, mille sa said kuskilt loodusest kätte. Aga kui me hindame, et kui palju selliseid nii-öelda nagu väikseid molekule võiks olla, millel oleksid sellised omadused, et nad pääseksid meie keha rakkudesse sisse, et me saaksime neid võtta nii-öelda nagu tabletina, siis hinnanguliselt on selliseid molekule umbes 10 astmel 60. Ma ei tea, kuidas seda arvu teisiti kirjeldada kui 10 astmel 60, ma ei tea, kas see on termin olemas, aga ilmselgelt ei ole meie nagu tänased laboripõhised võimsused sellised, et me suudaksime neid kõiki molekule analüüsida. Kui me räägime high throughput screeningust, mis on nii-öelda nagu kõige võimsam variant, kuidas sa saad hästi palju molekule korraga screenida nagu erinevaid kandidaate, kellest võiks ravimit saada, siis nende nii-öelda throughputud või võimsused on umbes 10 astmel, ütleme kõige rohkem 10, et ühesõnaga 10 astmel 50 aastat oleme me ikkagi nii-öelda kaugemal ja seetõttu on väga-väga oluline, et me need esimesed nii-öelda nagu library'd, kus me hakkame neid molekuli leidma, et me need õigesti disainiksime, et meil olekski mingisugune šanss leida need huvitavad molekulid ülesse. Vot ja siis, kui me oleme need screening libraries kokku pannud, mille seast me üritame neid ravimikandidaate üles leida, siis loomulikult me teeme seda screening protsessi ja genereerime tohutult palju andmeid, sõltuvalt täpselt nagu, kuidas su tehnoloogia töötab, need võivad olla kas pildipõhised või mingid muud lihtsalt mingid fluoretseeruvad signaalid. Ja siin tegelikult on masinõppe meetodid hästi tugevalt kanda kinnitanud, et enamik neid analüüse toimub mingit laadi masinõppe algoritmide abil tänasel päeval. Ja siis, kui me oleme tõesti selle esimese nii-öelda molekuli üles leidnud, mis midagigi teeb meie targeti vastu,
siis me peame hakkama neid molekule edasi optimiseerima ja enamasti see on just selle protsessi käigus me üritame ka siis vaadata, et need molekulid mitte need lihtsalt ei painduks selle valguga, vaid et neil oleks ka sellised õiged omadused, kuidas nad saaksid meie keharakkudesse sisse ja kuidas meie nii-öelda keha neid adsorbeeriks ja kuidas neid edasi juba keha lagundab, et kõik nende omaduste optimiseerimine tuleb ka enamasti siis sisse, kui sul selline juba esimene nii-öelda hittmolekul on olemas. Ja veel paar valdkonda, mis on, kus nagu andmeteadus väga olulist rolli mängib, on see, et me saaksime aru täpselt mehhanismi mõttes, et kuidas need molekulid ikkagi töötavad, et meil oli alguses loomulikult mingisugune hüpotees olemas, aga on tohutult oluline näidata, et see molekul, mis sul lõpus nii-öelda nagu valmis saab, ikkagi ka töötab sellisel viisil, nagu sa arvasid, et ta töötab ja siin me genereerime hästi palju eksperimentaalseid andmeid, sageli on need transkriptoomika või proteoomika andmed ja nende abil siis nii-öelda nagu tõesti tõenduspõhiselt näitad, et vot seda mu molekul just teeb. Ja siis, kui see kõik valmis on, siis loomulikult hakkad neid kliinilisi uuringuid disainima ja sageli on siin väga oluline see, et sul oleks mingi biomarkeripõhine hüpotees, et sa saaksid väga hästi aru just nimelt, millistel patsientidel see ravim hakkab töötama, sellepärast et kui me räägime näiteks vähist, siis iga vähk on natukene erinev ja on väga keeruline tänasel päeval arendada selliseid vähiravimeid enam, mis nii-öelda nagu kõikidel patsientidel ühtemoodi töötaksid, vaid need ongi sellised targeted therapy'd, mis töötavad mingitel teatud patsientidel, kellel on konkreetne profiil ja sa pead jällegi aru saama, et millistel patsientidel ta kõige paremini töötab. Jah, nii et see on nagu minu vaade, kui keegi, kes nii-öelda nagu andmeteaduste poolelt üritab toetada ravimiarendust, et millised on need kõige olulisemad etapid, kus me andmeid kasutame ja analüüsime ja aitame nendega siis seda kogu arendusprotsessi edasi viia. Siin mul on paar nüüd näidet minu tööst, ma vaatan, meil veel aega on, siis ma võib-olla räägin need näited läbi. See on siis jah, minu uurimisgrupi või minu arvutus- ja andmeteaduse grupp, mis meil Transition Bio ettevõttes oli, et kuidas me lähenesime sellele probleemile. Ja meil oli selline screening platvorm, mis oma olemuselt sa saad seda kasutada väga erinevate nii-öelda sihtmärkide vastu ravimikandidaatide arendamiseks. Ja loomulikult siis esimene küsimus on see, et millele sa tahad keskenduda ja millised on sinu jaoks kõige huvitavamad sihtmärgid, mille vastu sa tahad ravimid arendada. Ja meie platvorm suutis väga efektiivselt leida selliseid molekule, mis oma funktsiooni raku sees avaldavad niiviisi, et nad interakteeruvad teiste valkudega, et mõni valk, näiteks ensüüm, tema funktsioon on see, et ta sisuliselt peab ühest nii-öelda molekulist teise sünteesima. Aga mõne valgu funktsioon on hoopiski see, et ta peab nagu teiste valkudega interakteeruma ja täpselt just see teine kategooria oli see, mida Transition Bio platvorm siis hästi suutis teha. Ja me kasutasime erinevaid geneetilisi andmeid, kõiki andmed, mis me kasutasime, olid nii-öelda vabakasutuses kättesaadavad, et meil ei olnud midagi sisse ostetud siin. Ja kasutasime neid andmeid, et aru saada siis vähipatsientide puhul, et millised mutatsioonid on need, mis valkudevahelisi interaktsioone mõjutavad just nimelt sellisel viisil, et sul midagi patoloogiliselt valesti läheb ja loomulikult siis see GTEx data seal kõrval oli see, mis aitas meil vaadata ka terveid patsiente ja aru saada nagu nendest erinevustest vähipatsientide ja tervete patsientide vahel. Ja tõesti, need mutatsioonid võivad erinevaid asju muuta, nad võivad muuta valkude taset, et kui palju sul nagu mingit valku kehas on, selle mutatsiooni tulemusel võib tema hulk tohutult palju kõrgemaks minna ja selle tõttu läheb midagi valesti, või siis selle mutatsiooni tulemusel ta ei saa enam samasuguseid interaktsioone moodustada ja siis läheb midagi valesti ja need olid nagu põhilised hüpoteesid, mida me testisime nendel kliinilistel andmetel, mis meil olid ja selle tulemusena siis otsustasime, milliste kandidaatide vastu me tahaksime arendada ravimeid. Ja siin on jah oluline meie jaoks oli alati see, et see, mida me teeksime, oleks nii-öelda nagu suhteliselt uus ja unikaalne, et olid ka kõvad filtrid kogu protsessil selles osas, et kas selle valgu vastu on nagu varem ka ravimeid välja arendatud või on see midagi uut, mille vastu just nimelt meie platvorm suudab uusi kandidaate välja arendada ja nagu suur rõhuasetus oli sellele, et see tõesti oleks ka uus kandidaat nii-öelda, mille vastu ei ole varem midagi arendatud.
ja siin on siis teine näide, et kui need kandidaadid ära otsustasime, kelle vastu me midagi teha, kelle vastu me tahame hakata ravimid avastama, siis tuleb hakata sealt suurtest screening library'test neid õigeid molekule üles otsima ja meie platvorm oli hästi piltide genereerimise põhine. Et meil olid suured nii-öelda compound library'd olemas ja nende põhjal siis enamasti me võtsime selle valgu, mille me olime juba enne identifitseerinud, et see on siis see huvitav valk, mille vastu me tahame midagi arendada ja kuidagi muutsime tema seal raku sees fluoretseeruvaks ja siis sa saad juba nii-öelda erinevaid ravimeid sisse tuua ja vaadata, millal see fluoretseeruv signaal kas muutub oma olemuselt või millal see fluoretseeruv signaal näiteks liigub sealt raku tuuma seest sütoplasmi või vastupidi, sõltuvalt milline sul see hüpotees on ja täpselt nii-öelda kõik välja arendatud masinõppe algoritmid, neid me kasutasime selleks, et neid pilte võimalikult efektiivselt analüüsida. Kõige klassikalisemad meetodid sageli ei töötanud, sellepärast et need täpid või need rakud on seal suhteliselt väiksed ja natuke tuli optimiseerida erinevaid selliseid nii-öelda nagu loss function'id, mis seal machine learning algoritmidel sees on, aga üldiselt jah, suhteliselt klassikalised meetodid, mis siis võimaldasid meil aru saada, kas mõni kandidaat muudab seda, kuidas see rakk seal, kuidas need valgud seal sees fluoretseeruvad ja selle abil siis aru saada, milliseid molekule valida edasiseks optimiseerimiseks. Ja see protsess enamasti aitab nii-öelda nagu esimesed sellised nagu väga nõrgalt õigeid asju tegevad molekulid üles leida. Ja sealt edasi koos hakkasime siis aktiivselt toetama keemikuid, et kuidas neid molekule siit edasi optimiseerida. Et nagu ma enne ütlesin, neid väikseid molekule on tohutult palju, kuidas sa seal sidemeid omavahel ühendada saad ja sa ei jõua elu sees kõike molekule ära testida ja nii-öelda arvutuslikud meetodid on väga-väga olulised, et aidata siis nii-öelda nagu in silico analüüsida, et millisel molekulil, kui sa mingid väiksed muutused sinna sisse viid, et millal võiks olla ikkagi täpselt nagu kõige parem profiil, et mida tasub sünteesida, sellepärast et väikse molekuli süntees sõltuvalt molekulist ta on selline, ütleme, mõnenädalane protsess kokkuvõttes ja sa ei saa kõiki genereerida. Ja kuidas meie seda siin tegime, loomulikult me kasutasime siis seda andmeid, mida me olime genereerinud, et kui aktiivselt mingi molekul selle rakuga, neid kondensaate seal rakkude sees lagundas. Meil olid, mida me kutsume molecular representation, et selles vallas on hästi suur küsimus on see, et kui sul on mingi molekul, kuidas sa nii-öelda nagu saad, kuidas su programmeerimisalgoritm, machine learning algoritm, masinõppe algoritm saab aru sellest, et millega on tegu ja kuidas sa sinna nagu sisestad, et mul on nii palju süsinikuaatome ja nii palju nagu lämmastikuaatome ja kuidas nad omavahel seotud on, sellepärast et sul võib ju, ma ei tea, C6H12N4O8-le väga palju erinevaid molekule on, millel on selline nagu üldvalem, ehk sa nii-öelda pead leidma mingi viisi, kuidas masinõppe algoritm kõik need molekulid erineval nagu aru saab, millega on tegu ja selle valdkonna nimi ongi nii-öelda nagu representation learning või molecular representation learning, et selles tegime me suhteliselt sellist aktiivset teadustööd, et kuidas nagu võimalikult efektiivselt molekule kirjeldada masinõppe algoritmidele. Ja kolmas huvitav aspekt oli siis see, et me loomulikult ka üritasime sellest valgust, millega ta seondub, võimalikult palju aru saada ja kuidas ta täpselt selle valguga interakteerub, sellepärast et väiksed molekulid, neil on hästi palju erinevaid konformatsioone, nad on sellised nagu ringi liikuvad erinevatel ajahetkedel, võib neil erinev kuju olla ja see kõik teeb selle töö väga, väga keeruliseks. Aga kui sul on võimalik aru saada, et millises konformatsioonis ta selle valguga seostub, siis see teeb selle modelleerimise natuke lihtsamaks. Ja siin te näete siis näidet, et näiteks kui meil oli, no ütleme, selline 50, 60, 70 molekuli olemas, siis meie need masinõppe algoritmid saavutasid sellise taseme, et nad olid suhteliselt juba nagu võimsad ennustamaks, et milline saab olema uue molekuli efektiivsus, kui me selle genereerime, et need korrelatsioonid on siin päris head. Ja see oli see hetk, kus nii-öelda nagu keemikud hästi aktiivselt tegelikult otsustasid, et jah, me ei taha enam ise nii-öelda otsustada, et millise molekuli me järgmiseks teeme, vaid me nii-öelda vaatame seda teie algoritmi ja selle põhjal otsustame, millise molekuli me järgmiseks sünteesime.
ja tegelikult, kui ma vaatangi kogu seda nagu AI for drug discovery valdkonda, siis ma ütleks, et keemia on see osa, kus nii-öelda masinõpe on väga efektiivselt kanda kinnitanud ja hästi palju kasutatakse teda protsessides. Bioloogia modelleerimine on tänasel päeval veel natukene keerulisem, üritame seda ka, aga keemias on teda võib-olla nagu kõige efektiivsemalt sisse toodud prekliinilisse ravimiarendusse. Vot, ja siin ma näitan veel ühe slaidina kiiresti ära, et see ongi meie Transition Bio siis nii-öelda nagu lead molekuli põhjal, et milline see nii-öelda nagu preclinical data package välja peaks nägema selleks hetkeks, kui sa tahad kliinilisi uuringuid alustada. Siin kõigepealt on vasakul, sa näitad, et biokeemilisel tasemel su molekul inhibeerib meie juhul siis mingit valgu ja RNA vahelist interaktsiooni, mis me oletame, et on vajalik haiguse kulu peatamiseks, et molekulaarsel skaalal ta seda teeb. Siis sa lähed edasi rakkudesse, sa näitad, et seal ta teeb seda sisuliselt samamoodi. Pärast seda sa genereerid erinevaid selliseid biokeemilisi andmestikke, bioinformaatilisi andmestikke, et näidata, et jah, see ravimikandidaat teeb seda, mida sa arvasid, et siin me näitame, et meie nii-öelda valk on lagundatud ja me vaatame transkriptoomika abil, et kas need nii-öelda nagu pathway'd või signaalivõrgud, mis me tahame, et mõjutatud saaksid ravimi tulemusena, ka saavad mõjutatud. Sealt edasi sa näitad, et ta tõesti tapab vähirakke ja teeb seda selektiivselt, et mitte vähirakke ta ei tapa. Siis sa hakkad vaatama selle molekuli toksilisust, et kas mingite teatud nii-öelda nagu oluliste valkude vastu ta ka midagi kriitilist teeb või mitte ja näitad, et ta nii-öelda nagu toksiline profiil on puhas in vitro tasemel. Ja siis on tegelikult päris palju veel selliste nii-öelda nagu omaduste modifitseerimist, et sa tahad, et jah, rakud võimalikult efektiivselt selle molekuli kätte saaksid ja et nii-öelda selle molekuli kontsentratsioon sinu kehas saaks olema piisavalt kõrge, et ta ikkagi seda terapeutilist efekti ka avaldaks ja siin on nii-öelda väga tsükliline protsess, et vahel sul on nagu molekul, mis kõike kuni selle 6. sammuni hästi teeb, aga kui ta siin 6. sammus ikkagi hea ei ole, siis sa pead sisuliselt sammu number 1 tagasi minema, et hästi tsükliline protsess, mis selle kõik pikaks teeb. Siis sa näitad, et ta on loomkatsetes mõjutab haiguse kulgu, siin me hiirte peal näitame, kuidas nende eluiga pikeneb ja pärast seda veel teed natukene loomkatseid juurde, näitad loomulikult, et ta on neile ohutu, nende kehakaal ei muutu, kui nad seda võtavad ja seal on ka mingi dose response või ühesõnaga, et nagu mida rohkem sa ravimit manustad, seda tugevam see response saab olema. Et selline andmestik üldiselt on ja siis veel natukene veel toksikoloogia andmeid juurde ja CMC see, kuidas sa seda molekuli lõpuks nii-öelda nagu tootma hakkad ja millisel, kui palju sa teda inimestesse manustama plaanid hakata, aga üldiselt see on nii-öelda nagu ülevaade sellest, et mida FDA või mõni teine organisatsioon maailmas, kelle juures sa siis nii-öelda või kelle toetusel sa neid inimkatseid läbi hakkad viima, et mida nemad tahavad näha selleks hetkeks, et nad annaksid sulle loa alustada inimkatsete läbiviimist. Vot, ja Transition Bio siis ongi hetkel täpselt selles faasis, et loodetavasti see luba meile tuleb kas sellel või järgmisel aastal, et alustada katseid. Nii, ja mul on siin veel üks selline slaid, mis ma mõtlesin, et te olete ilmselt kõik juba mu jutust aru saanud, et ravimiarendus on päris keeruline ja pikk protsess, et kui palju maksab ühe ravimi turule toomine, kas keegi tahab pakkuda? Üks õige vastus tuli saalist, kas keegi tahab veel pakkuda? Jaa, miljardites tõesti või siis inglise keeles biljonites mõõdame seda, need konkreetsed andmed, mis ma siin võtsin, et nii-öelda nagu illustreerida, kuidas see kulu on erinevate faaside vahel jaotatud. Need on ühest 2010. aasta publikatsioonist, nii et siin lõpus on 1,7 miljardit ja tänaseks päevaks jah, umbes kolmeni ta on jõudnud. Aga kõige ülemises reas te siis näete, et kui palju põhimõtteliselt iga üks nendest faasidest maksab. Ma ei tea, kas siin on laser ka või ei ole? Ei ole vist, okei. Ei ole, okei. Et esimesed faasid on siin suhteliselt odavad, need prekliinilised faasid miljonites, kliinilised faasid on oluliselt kallimad,
Aga siis see teine rida näitab sul tegelikult seda, et loomulikult iga nii-öelda nagu ravimiarenduskampaania, mida sa läbi viid, ei saa olema edukas ja isegi siis, kui me jõuame siia sinisesse boksi kliinilisse tasemele, siis on umbes 5% tõenäosus, et see ravim jõuab, inimkatsetes on edukas ja jõuab turule. Ja selle võrra nii-öelda nagu, jah, siin viimases faasis sul peab olema 1,1 molekuli, aga siin esimeses faasides sul peab olema vähemalt 20 nii-öelda nagu aktiivset programmi selle arvelt, et sa üheni välja jõuaksid. Ja siis me korrutame need arvud läbi ja siis selle arvelt on näha, et tegelikult see prekliiniline faas on ka ikkagi peaaegu et sama kallis kui see kliiniline faas ise, sest et kliinilises faasis sul on juba vähem molekule, aga loomulikult kliinilised uuringud ise maksavad rohkem, loomkatsed maksavad vähem, aga sa pead neid lihtsalt nii palju rohkem tegema, et mõned õiged asjad üles leida, et kokku nad tulevad umbes sarnase hinnaga välja. Ja võib-olla selle 3 miljardi konteksti panekuks veel see ka, et üldiselt kui sa tahad midagi uut teha, siis see asi on jällegi kallim, et kui sul saab olema mingi first in class drug või mingi clinically unvalidated target, mille vastu keegi ei ole varem midagi arendanud või tõesti mingi muu uus nii-öelda modality või mehhanism, siis need arvud on muidugi veel kallimad, sest et sa pead nii palju ise nullist üles ehitama. Vot, ja siis viimased, kas mul on 10 minutit veel? Ei ole, aga on 2 minutit, okei. Tutvustan ka, ma arvasin, siis ma vaatasin valesti mingil hetkel kella, on Recursion Pharmaceuticals, kus ma hetkel töötan ja see ettevõte võrreldes nüüd eelmisega on hästi tugeva nii-öelda andmete genereerimise rõhuasetusega ja ka sellega, ja tõesti tal on nii-öelda nagu partnership'id on andmete valdkonnas ka, et me ise ehitame näiteks erinevaid nii-öelda bioloogilisi kaarte teistele ettevõtetele, aga samas me ostame ka teistelt ettevõtetelt sisse palju kliinilisi andmeid, et nii-öelda nagu andmed on selline nii-öelda nagu äriobjekt palju rohkem võib-olla kui eelmisel ettevõttel. Ja sellel ettevõttel on üks hästi huvitav nii-öelda platvorm, mille abil me genereerime bioloogilisi kaarte, et siin näiteks rakkude sees me erinevad geenid lööme välja põhimõtteliselt, et neid ei oleks seal enam ja siis me vaatame, mis rakuga juhtub ja analüüsime neid pilte ja nende abil saame kokku panna sellised nii-öelda kaardid, kus sa näed, et millised valgud on teineteisega sarnased. Ja siin on näiteks näide JAK-STAT pathway'st või signaali rajast, et täpselt need nii-öelda nagu valgud, mida me oleme oma klassikalistest biokeemia õpikutest näinud, mis seal olulised on, et need ta nii-öelda nagu kõik ühte nii-öelda klastrisse kokku püüab, et kui sa need nii-öelda rakust eemaldad, siis nende tulemus on samasugune raku jaoks. Ja see mehhanism on tegelikult päris võimas selleks, et avastada uusi targeteid, et meil oli hiljuti üks näide, kuidas näiteks CDK12 vastu on üritatud arendada päris palju ravimeid välja, aga need ei ole päris edukad olnud, sellepärast et on ka teisi nii-öelda kinaase, millel on hästi sarnane profiil, näiteks CDK13 ja sellise kaardi abil me näiteks saame vaadata, et kui meil on CDK12, et milline valdkond tegelikult temaga sarnane ja millal ei oleks võib-olla seda ohtu, et ta paindub kellegi teise vastu ka. Et need kaardid aitavad meil otsustada, mille vastu ravimeid välja arendada, aga siis siit edasi, mida me teeme, on suhteliselt tegelikult sarnane võib-olla sellega, mida ma Transition Bio näitel ka rääkisin, ma lähen korra tagasi, et jah, võib-olla nagu kõige suuremad erinevused on see, et see sihtmärkide identifitseerimise protsess on meil, ei toimu enam mitte ainult public'i tasuta kättesaadavate andmete abil, vaid meil on koostöö tõesti ettevõtetega, meie puhul siis Tempus AI, kes on hästi palju kliinilisi andmeid kogunud ja oleme need nii-öelda nagu sisse ostnud, et aru saada, et millised need kõige õigemad sihtmärgid on ja kuidas neid kliinilisi uuringuid täpselt läbi viia ja kaasa arvatud need andmed, et millistel saitidel on meil õiged patsiendid olemas ja isegi nii-öelda nagu aspektid, et kui sa tead, et sinu ravimil võivad mingid kõrvaltoimed olla, kui sa manustad seda koos mõne teise ravimiga ja sealt andmetest sa saad siis vaadata, et oi, et aga kui ma tegelikult nii-öelda lubaksin ka kliinilistes uuringutes sisse tuua selliseid patsiente, kes võtavad seda ravimit samal ajal, et kui palju rohkem mul patsiente olema saab ja see on tegelikult väga sageli võimalik, et sul saab olema 10 korda rohkem patsiente, kui sa lubad neid samal ajal ka mingeid muid ravimeid võtta ja loomulikult see tähendab seda, et sina saad oma clinical trial'i 10 korda kiiremini sisuliselt läbi viia, et kõik need uued temaatikad on siin kliinilises faasis sisse tulemas, kuidas me kasutame andmeid. Aga ma siis praegu lõpetan ja avan küsimusteks võimaluse.
Nii, suur tänu, Kadi-Liis, väga inspireeriv ja võimas ettekanne selles mõttes, et mida kõike me saame andmete põhjal arendada. Kas on küsimusi saalist? Kiireid, palun. Ma võin küsida, mis hetkele, kui palju te neid loomkatse võimekusi oma firma sisse peaks ehitama, millal nagu enda sees ja millal teiste partneritega teed, et vast ei ole teil päris loomkatsed enda firmas või on? Transition Bio oli, nagu ma ütlesin, kõige rohkem 50 inimesega mingil hetkel ja meie fookus oli nagu selle molekulaarsel skaalal, mis tähendas, et nii-öelda loomkatsed ei olnud fookus ja me selle kõik outsource isime valdavalt Hiinasse, sest et vanasti vähemalt me niiviisi tegime tööd, nüüd on biotehnoloogia sektoris natukene asjad muutumas ja me ei taha enam nii palju Hiinasse katseid, eks ju, välja saata. Aga jah, ma arvan, et ja sisuliselt see on nii-öelda nagu, ma arvan, adekvaatne näide, et enamik Lääne-Euroopas sellised nii-öelda nagu väiksed kuni 100 inimesed ettevõtted, et juhul, kui nad just seal nii-öelda nagu loomkatsete valdkonnas midagi innoveerida ei soovi, siis nad pigem jah, need katsed outsource ivad. Recursionil nüüd on ka oma looma need laborid olemas ja me mingil määral viime katseid läbi seal, aga ikkagi kokkuvõttes on palju efektiivsem ja odavam neid tegelikult läbi viia jällegi hetkel Hiinas ja pigem jah, outsource ida mujale. Kas meil on veel küsimusi? Ma võib-olla ise küsiksin sellise asja, et kui ma sellel aastal esimesse välislähetusse läksin ja esimest korda lennukiga sõitsin sellel aastal, siis lennujaamast ostsin ma arvan, et see oli Economisti nagu aasta ettevaade, et mis siis 2025 toob. Ma ostsin selle küll mõnede muude asjade suhtes, aga üheks teemaks, millest seal räägiti, oli, et see aasta võiks tuua läbimurde just nii-öelda AI arendatud ravimite osas. Kas sina näed seda läbimurret tulemas ja võib-olla sa selgitaksid, et milles see võiks siis seisneda, et kas on lihtsalt selle protsessi optimeerimine, et kulud lähevad väiksemaks või me loodame täiesti midagi uut, mingit täiesti teistsugust pea peale pööratud protsessi? See on kindlasti üks valdkond, kus on väga keeruline nii-öelda nagu väga konkreetselt näidata, et kui tugevat rolli ikkagi AI kogu selles protsessis mängis, sellepärast et täna me oleme sellisel tasemel, kus otsused teevad ikkagi lõpuks inimesed, on ju, inimene ütleb, et palun sünteesi see molekul, palun sünteesi see molekul süsti see molekul hiirtesse, eks ju, et ja kust kohast nüüd inimene sai nagu AI-lt inspiratsiooni sellest protsessis ja kust kohast ta ei saanud, et seda on keeruline hinnata. Ma ise ütleksin, et ma ei saa enam slaide näidata, et selles nii-öelda nagu väikeste molekulide genereerimise valdkonnas on päris huvitavad success story'd, kuidas AI on seal suurt olulist rolli mänginud, et osad ettevõtted nüüd, kes on jõudnud inimkatseteni kliiniliste uuringuteni oma ravimitega, on öelnud, et nad on genereerinud kuni 30 molekuli võib-olla nagu kogu selle nii-öelda ravimiarenduse protsessi raames. Meie ettevõttes on see enamasti selle 100-200 juures, et see 30 on nagu selline natukene võib-olla ülehaibitud arv, aga kui väga tahad, siis võib-olla saad 30-ga tehtud. Ja sageli on seal see, et sa lased mingil generative AI algoritmil siis öelda, et selline see molekul saaks olema. Vahel sa teed seda nii, nagu meie seal, nagu mina ühel slaidil näitasin, et keemik ikkagi nagu joonistab välja need, 100 molekuli, mida ta võiks sünteesida ja siis ta laseb nagu algoritmil ennustada, et milline oleks kõige efektiivsem teha ja siis 10 tükki nendest valib välja tegemiseks, aga generative AI suudab päris hästi molekule täna kokku panna, et 10 aastat tagasi oli ta veel sellisel tasemel, kui sul süsinikuaatomile ta väga kergesti tegi 5 erinevat sidet, on ju, aga tegelikult peaks 4 olema ja nii-öelda elementaarsete asjadega eksis, aga täna ta genereerib päris häid molekule ja siis sa saad sinna loomulikult nii-öelda nagu reinforcement learning'u sisse viia, et ära enam lihtsalt genereeri molekule, aga genereeri neid, millel oleksid õiged omadused ja ma julgeks öelda küll, et nii-öelda kui sul on juba väga hea hüpotees olemas, et vot nimelt selle valgu vastu on meil vaja arendada asja, mis painduks nii tugevasti, et tal oleksid nii-öelda nagu nii õiged omadused ja et ta selle vastu ei painduks üldse, et selle tööga generative AI juba peaaegu, et saab hakkama. Lihtsalt küsimus on see, et kas nii-öelda nagu keemikud täielikult tahavad tal seda lubada teha, aga põhimõtteliselt võiks hakkama saada küll. Aga millega ta minu meelest veel nii hästi
hakkama ei saa, on ikkagi see hüpoteesi genereerimine, et kuidas me teame, mille vastu seda ravimikandidaati välja arendada ja seal tulevad kõik need nii-öelda terviseandmed ja kliinika genoomilised andmed tulevad sisse ja mu isiklik arvamus on see, et meil ei ole seal tänasel päeval veel piisavalt andmeid, et me suudaksime seda nagu AI-l lasta seda hästi teha, sellepärast et nagu bioloogia on väga varieeruv erinevate inimeste vahel, eks ju, ja meil nii-öelda tundub, et meil on palju andmeid, aga samas nagu see kogu ruum, kus need andmed saavad paikneda, on ka väga suured, et sealt ma ei julgeks öelda, et nagu lähitulevikus saab AI nii-öelda olema see, kes protsessi läbi viib, aga ma arvan, molekulide sünteesi pool palju rohkem. Aitäh, täname veel kord.